Tere, mina olen Kellu. Täna pidu juba käib. Täna mul üks jook on siin lahti ja meeleolu on hea. Tegemist tegelikult on ingveri, piparmündi käside limonaadiga, mis sobib nii lastele kui täiskasvanutele ja pole säilitusaineid. Mingeid muid, asju ei ole sees ja alkoholi ka ei ole muidugi, eks ju. Ja põhjus, miks ma ta lahti tegin, oli see, et tegelikult ma tegin ühe video Eesti Vabariigi aastapäeva nagu toitudest ja jookidest, mida saab viimasel hetkel külla kaasa võtta. Ja kui sa tahad, siis sa võid seda videot vaadata. Aga see jook sai seal maitstud, küll maitstud korraks. Ja nüüd on siis nagu selle joogi tähetund ja nüüd me vaatame, mis siin sees on, palju ta maksab ja nii edasi. Et kuna ma seda juba maitsesin, siis ma võin kohe öelda ära, et see on niisugune mõnus, niisuguse vähese gaasiga särtsakas jook. Ingveri maitse on siin tugev, piparmünti tegelikult ma senimaani ei ole nagu meeletult tundnud. Ei tunne nagu ka praegu, aga ta on niisugune mõnus, ta on isegi natukene magus ja ingver ei ole nagu meeletult tugev, vaid ta annab niisugust nüanssi siia, et ta on nagu niisugune hästi meeldiv jook ja ma kombineerisin selle joogiga siis ühe Cafe Gustavi rabarbari koobimaa ahjutordi, mis läks siia väga hästi, kuna see kokku oli siuke magusam ja selline särtsakam. Nii et väga mõnus joogike, soovitan kõigile laua peale panemiseks. Nii, ma sain ta Selverist. Ma vaatasin, et Selveris ei ole nagu seda nagu pilti üleval, aga siin on Realisti teised tooted 2,29. Võt selline limonaad ta siis on. Ja hops. Coca-Cola. Ei Coca-Colat me ei vaata praegu. Nii, tal ei ole nagu väga palju siukest kaloreid siin sees on ju. Ei tule. Siin selles joogis on isegi 100 milliliitri kohta 88 kilokalorit ja mis sa siis tegelikult saad, siit ongi neid süsivesikuid suhkrut. Nii et siin on kirjas ka veel niimoodi, et valmistatud ehtsast ingveri, juure ja piparmündi tõmmisest ja on madala suhkrusisaldusega, ei sisalda säilitusaineid. Minu meelest väga nagu hea valik, ma olen väga uhke, et ma selle valisin ja ma soovitan kõigile seda nagu soojalt. Ta muidugi ei ole kõige odavam, eks ju. Et kui sa tahad mingit Tartu limonaadi, siukest limpat värki, et siis sa saad nagu ma arvan väiksema raha eest võiks tegelikult vaadata, ma enne ei vaadanud, palju need maksid või need teist limonaadidega natuke nihutan ma lauakast, et sa saad siin mingi suuremad limonaadid tavaliselt palju odavamad kui selle, aga tegelikult bio toitudeks jookideks ma arvan, et ta on eriti hea, aga paneme sellele asjale siis hinde ka. Mina hindan 5 kategoorias asju. Ja kõigepealt esimene on tervislikkus, ehk siis selle toote kategooria mõttes. Ja limonaadide puhul, vaatame siia, et siin on nagu, et vahetevahel on erinevad nagu värvid ja igasugused lõhna maitseained on sees. Et ma nagu hindan seda, kui puhas see asi on, sest siin ei ole nagu väga palju kaloreid on ju, aga suhkrut näiteks on rohkem ja siin on ka mõned ained on ju sees. Et see on siis traditsiooniline tartukate siukene lihtne limonaad, mida sa saad palju odavama hinna eest. Nii, aga minnes nende juurde tagasi, siis ma arvan, et tervislikkuse seisukohalt odan täitsa okei. Paneme 7 punkti ja miks pärast 7? Sellepärast, et ta ei anna sulle nagu peale elamuse nagu eriti palju, õnneks ka mitte neid lisa- ja säilitusaineid, aga siukene. Paneme 7. Nii, ja siis üleüldises mõttes kõik muud toiduained asjad. Ma arvan, et ma kiidaks seda selle eest, et siin ei ole lisatud mingit totraid aineid sisse. Paneme ka 7 punkti. Hind 2,29 selle eest nagu smuuti hinnaga. Ma ei tea, paneme
no vaevalt sa pead alati lisama igasuguseid kummalisi aineid selleks, et toidu tootmine madala hinnaga. no paneme hinnaks 4. maitse on väga lahe, ta on mahedalt ingveriline ja kuigi ma ei tunne nagu piparmünti eriti, mulle meeldib, et ta ei ole nagu megalt sükane gaasine, mulline, ta just sobib magusate asjade juurde, ta ei ole süke tüüpiline ilgelt magus limonaad, et pigem süke mõnus joogikene, nii et maitse on 8 punkti ja lõppkokkuvõttes siis kogu selle asja väärtus, no kena pudel, lahe nimi, kihvt mõte ingver ja piparmünt panna ja mulle meeldib, et siin ei ole lisaaineid on ju, et see on süke ehtne ja mõnus. no ma panen väärtuseks paneme ka 7, ta on süke päris nagu hea jook ja nüüd arvutame kokku. sai 6,6 punkti, mis on sükene mõnusalt hea keskmine tulemus ja ma tahaks just nagu öelda seda, et kuna tal ei ole vastikuid lisaaineid sees, ta on lihtsalt süke lihtne, väga mõnusa maitsega, et see, et ta sai 6 punkti, 6,6 ei nagu vähenda tema nagu seda väärtust, mis ta tegelikult on. Mina hindan hästi palju seda, et kui palju ta annab sulle üldfüüsilisele niimoodi, kas või vaimsele tervisele asju juurde, et ta on süke lihtne, mõnus joogike. Nii et kindlasti võib teda proovida. Ma arvan, et see asi on seda väärt. Minule ta väga meeldis, mulle muidu meeldib ingver ka, et nüüd, kui sa oled väga ingveri sõber, siis ma arvan, et see võiks meeldida sulle ka. Ja kui see väga ei ole, siis sa võid proovida, sest ei ole väga kange. Siuke värk, et kindlasti proovi, ta on küll natukene kallis ja, aga no mõnikord ennast primeerida või kellelegi külakostiks viia või niimoodi, no ikka võib, on ju. Aga meie näeme juba varsti järgmises toredas videos, kus on juba uued põnevad toredad asjad. Tšau!